Vennad, ma mõtlesin siin ühe asja peale, millest vähesed on rääkinud. Nimelt, miks loomadel on suurem tundlikkus kui inimestel? Miks me aeg-ajalt märkame kummalisi käitumisi, nagu nad näeksid midagi? Isegi minuga juhtus üks asi, mis ehmatas mind väga. Aga las see olgu meile kõigile siin õppetunniks. Ühel päeval ma evangeliseerisin noormeest ja ta rääkis mulle, et tema kodus juhtus palju kummalisi asju ning ta tundis seal väga tugevat kurja vaimu survet. Siis ma olin kirikus ja pärast jumalateenistust saatsin ta tema kodu ukse juurde. Kui me seal olime, oli juba umbes 1:30 öösel, peaaegu südaöö. Järsku maandus sinna auto lähedale öökull ja see öökull vaatas meid ning ma kuulasin, mida ta rääkis, eks. Me mõlemad istusime auto esiistmel ja ma vaatasin seda looma. Seda öökulli. Vend, kas te usute, et sel hetkel ma tundsin, et see oli Jumalast? Ma tundsin, sain vaimuliku äratundmise, et kurat üritas meie vestlust pealt kuulata. Oli väga palav päev. Aknad olid lahti ja ma sain aru, et sel hetkel oli kurat vennad seal selles kehas. Sest te teate, et saatan, ta on langenud ingel. Lucifer ja kolmandik inglitest aeti taevast välja ning nüüd vajavad nad keha, et ennast ilmutada ja teha seda, mida nad tahavad. Me näeme seda, eks? Esimene teemulliku seestumise juhtum oli Eedeni aias, kui saatan läks mao sisse ja rääkis Eevaga. Igatahes, sel hetkel oli mul äratundmine ja samal ajal, kui ma temaga rääkisin, ütlesin järgmist, vaata, ainult hetk, ma sirutasin oma käed, vennad, selle öökulli poole ja ütlesin, kao siit, saatan, Jeesuse nimel. Vennad, see juhtus hetkega, kohe ta lõi tiibu ja lendas minema ning kohe see noormees, kes oli mu kõrval, ei saanud midagi aru, ega mina ka, eks. Ma sain aru, et see tõesti juhtus, aga tõde on see, vennad, et me ei tohi seda naljaks võtta, sest vaimne maailm on tõsine, see on päris. Nii et toon siin mõned lood, seletan Piiblis, miks loomadel on see tundlikkus ja miks kurat kasutab loomi. Ma toon välja mõned huvitavad vaatenurgad, aga ma tahan teile juba ette öelda, tänane video ei ole mõeldud kõigile. See on neile, kes usuvad Jumala väesse. Neile, kes usuvad, et vaimne maailm ei ole nali, eks ole. Nii et telli juba minu kanal, iga päev olen siin, et sinu eest palvetada, tahan sulle tuua ka huvitavaid piibliõpetusi koos päevakajaliste teemadega ja lähme edasi. Miks loomadel on see tundlikkus? Ma tean, et paljud inimesed eelistavad uskuda teadust, eks? Sest teadus ütleb, et loomadel on väga terav kuulmine, neil on palju parem ja selgem nägemine kui inimesel, aga täna räägime me vaimsest küljest. Ja tead, mis on kõige huvitavam? Enamik inimesi peab loomade käitumist lihtsalt instinktiks, kas pole nii? Kui koer hakkab urisema, muutub vihaseks ja vaatab seina või pimedat koridori, siis millele me kohe mõtleme? Ta ilmselt näeb seinal mingit putukat, kuulis võib-olla roti sahinat lae all, kas pole nii? Või siis on see ilmselt tuul väljas ja me püüame alati anda sellele füüsiline või loomulik seletus, eks? Või kui kass jääb paigale, eks? Ta ajab karvad turri ja vaatab ringi, justkui ta näeks midagi. Tegelikult me püüame leida loogilist seletust lihtsalt sellepärast, et meil on hirm. Kas pole nii? Me kardame neid asju või me ei taha tunnistada, et meie kodus võib olla midagi enamat. Aga ma tahan, et sa pööraksid sellele siin väga suurt tähelepanu. Vaata, püha piibel, vennad, pole kunagi käsitlenud loomi kui suvalisi olendeid. On selge, et meil on vaim, me oleme igavesed ja loomadel on ainult hing. See on teistsugune hing kui inimesel. Aga ma ei taha sellesse videosse detaili laskuda. Ma tahan lihtsalt öelda, et loomadel on teatud mõttes suurem tundlikkus, sest neid ei ole patt rüvetanud nii nagu meid, sest patt on meid pimestanud. Ja kumal lõi loomad, pani ta neisse puhta hinge, milles ei ole uhkust. Mõtle minuga kaasa, loomadel ei ole neid kurjusi, mis inimesel on. Nad tegutsevad lihtsalt instinkti järgi, eks? Nii et need asjad, mis meie südamesse tulevad, muudavad meid pimedaks. Sellepärast ongi laps puhtam, ta on tundlikum. Olen isegi juba teinud video siin oma kanalil, näidates, et minu tütar,
ta mängis seal, kui ta oli veel väga väike, umbes aasta või 2 aastat vana ja ta mängis seal. Umbes 3 minutit sain ma natuke salvestada, aga ma olen kindel, vennad, et ta mängis inglitega. Ja on huvitav, et Piibel näitab juhtumit, kus loom nägi inglit ja tal oli ootamatu reaktsioon. Ma tahan siin kokku võtta lihtsalt selleks, et sa mõistaksid, mis on kirjutatud 4. Moosese raamatus 22. peatükis, kus räägitakse prohvetist nimega Balaam. Piibel räägib, et kuningas Balak oli mees, kes kartis Iisraeli, sest ta oli juba kuulnud palju lugusid sellest, kuidas Jumal kaitses Iisraeli rahvast. Ja kui ta märkas, et juudid olid tema maa lähedal, palkas ta prohvet Balaami, et needa Iisraeli rahvast. Aga kui Balaam oli teel, et needa Iisraeli rahvast, juhtus midagi väga huvitavat. Vaata, mida on kirjutatud 4. Moosese raamatus 22. peatükis salmis 23. Kui Balaami emaesel nägi issanda inglit teel seismas paljastatud mõõgaga käes, pöördus ta teelt kõrvale ja läks põllule. Balaam lõi ema eeslit, et panna teda tagasi teele minema. Ja salmis 30 avas issand Balaami silmad ja ta nägi issanda inglit teel seismas paljastatud mõõgaga käes. Balaam kummardas ja heitis silmili maha. Amen. Nüüd mõelge koos minuga, vennad. Balaam, teda peeti prohvetiks, meheks, keda Jumal väga kasutas, kuid samal ajal oli ta väga uhke. Ta oli väga ahne. Ja selle tõttu jäi ta vaimselt pimedaks ning ta ei märganud ohtu, mis oli tema ees. Ja siin räägib Piibel, et eesel nägi vaimset maailma enne teda ning tegelikult nägi ta seda 3 korda. See ingel, enne kui Jumal avas Bileami silmad, kasutas Jumal isegi eesli suud, kes rääkis prohvetiga. See tähendab, et see oli midagi üleloomulikku. Aga huvitav on see, et see loom tajus nähtamatut maailma nii selgelt, et see eesel eelistas saada oma peremehe käest peksa, kui astuda veel ühe sammu selle vaimse ohu poole. Vennad, see õpetab meile väga tõsist tõde. Vaimne maailm ei ole nali, see on päris. Me võime tunda kurjade olendite kohalolu, inglite kohalolu. Rahu puudumine võib viidata sellele, et midagi on valesti. Samamoodi nagu see, kui sa tunned suurt rahu, võib tähendada Jumala kohalolu sinu elus. Nii et nagu ma teile ütlesin, see ei kehti ainult inglite kohta, vaid ka deemonite kohta. Ja Piibel toob veel ühe näite sellest, kui Jeesus oli siin maal. Ühel korral läks ta jutlustama Jesareenide maale ja siis vabastas ta teise mehe, keda valdasid kurjad vaimud. Ja enne kui deemonid sellest mehest välja läksid, palusid nad Jeesuselt, et nad võiksid sisse minna. Ühte seakarja, aga see ei olnud 1 või 2 siga, vaid umbes 2000 siga, kes seal mäel karjasid. Ja Piibel teeb väga selgeks, et hetkel, kui deemonid sellest mehest välja läksid ja sigadesse sisenesid, tundsid need loomad kurja kohalolu ja sattusid täielikku meeleheitesse. Nii juhtuski, et kogu umbes 2000 seaga kari jooksis mäest alla ja uppus vette. Vaadake loomade tundlikkust, vennad. Nad ei suutnud isegi minutitki taluda kurjuse kohalolu selles paigas. See aitab meil mõningaid asju mõista, vennad. Ja ma tahan siin tuua mõned lood, mida ma internetist uurisin ja ma tean, et sa usud neid. Nagu ma ütlesin, see video ei ole mõeldud iga ühele, aga ma räägin siin esimesest juhtumist, kes elas São Paulo Sisemau. Ma lugesin siin, nad ütlesid, et kui nad elasid ühes talus, oli tavaline hommik. Ja nad leidsid seal ukse juures, ees värava juures, ohvrianni, mis oli täis igasuguseid asju, pudelit mustade vedelikeda. Jah, nad leidsid seotud riidetükid, mõned nukukesed tead. Nad ei saanud millestki aru, tol hetkel nad lihtsalt käskisid selle lahkuda. Aga kui nad vaatasid koera poole, kes seal majas oli, üks segavereline, väga sõbralik ja rahulik. Nad märkasid, et koer käitus imelikult. Ta kõndis edasi-tagasi, ta oli häiritud, tead. Ja nad ei saanud aru, aga siis koer äkitselt hakkas jalgu kangestama ja tema selg kaardus ning ta silmad jäid klaasi istunult paigale. See oli nagu ta ei tunneks enam oma omanikke ära. Ja siis see pere, kes seal talus elas, nad läksid koera juurde ja said aru, et ta oli väga teistsugune. Ja sel hetkel hakkas koer tegema imelikke hääli, aga ta ei urisenud ega haukunud. See kõlas nagu kellegi raske inimhääl, nagu keegi ähvardaks neid, saad aru.
ja siis nad hakkasid palvetama, nad hakkasid kurja vaime ära ajama, nad sirutasid käed koera poole ja käskisid kogu kurjuse lahkuda. Sel hetkel kukkus koer pikali, ta jäi silmad kinni, nagu oleks poolärkvel ja nad said aru, et kurat läks koera sisse. Nii et vennad, ma räägin seda siin mitte selleks, et te kardaksite. See ei ole ka selleks, et te loomade pärast haletseksite. Ei ole see. See on lihtsalt selleks, et te mõistaksite, et see võib juhtuda. Aga ma selgitan sulle video lõpus, mida sa peaksid tegema, kui sa näed midagi sellist, eks. Kui sul on juba olnud mõni üleloomulik kogemus oma kodus või kui oled juba näinud midagi kummalist loomadega, siis ma tahan, et sa jätaksid siia oma kommentaari ka, sest see tugevdab vendade usku ja näitab inimestele, et me ei tohi seda naljana võtta. Ja ma pean sulle midagi meelde tuletama. Loomad toimivad sageli selle koha vaimse õhkkonna termomeetrina, saad aru? Selleks ma toon sulle teise näite, mille ma lugesin ja nägin ka ühes teises videos. See oli üks Ameerika video, mis rääkis kohalolekust, eks ole, keskkondadest ja nende seosest loomadega. Üks perekond rääkis, et ühel päeval nad rentisid vana maja ja viisid sinna oma kassikese. Ja juba esimestel nädalatel teatasid naabrid, et selle maja endine elanik. Ta tegi seal õõvastavaid rituaale. Nad ei osanud seletada, millisest usundist see oli. Aga pere hakkas siis märkama tõesti midagi kummalist. Nende kass ei läinud kunagi ühte väikesesse tuppa, mis oli seal hoovi tagaosas. Ja kui keegi üritas teda sinna toa ukse juurde viia, läks ta paanikasse, küürutas, lõi küüned inimese sisse, kriimustas, karjus. Aga nad ei teadnud, mis seal sees oli ja keegi ei julgenud sisse minna. Ja mis neid kõige rohkem üllatas oli see, et nende kassik oli väga leebe, väga rahulik. Ja siis lõpuks nad avastasid, mis seal sees oli, kutsusid koguduse vennad ja läksid sinna tuppa palvevalvet pidama. Ja tõesti, seal olidki need õõvastavad raamatud, seal oli palju kummalist kraami ja siis nad põletasid kõik ära, hävitasid selle ja pärast seda ei juhtunud seal majas enam kunagi midagi imelikku. Nii et vennad, piibel räägib ka üksikasjalikult Hiobi raamatus, et loomadel on suurem taju loodu suhtes, kõige suhtes, mis toimub nähtavas ja nähtamatus maailmas. Vaata, mida on kirjutatud Hiobi raamatu 12. peatükis, salmides 7-10. Seal on kirjas, küsi loomade käest ja nad õpetavad sind. Küsi taeva lindudelt ja nad räägivad sulle. Räägi maaga ja see juhendab sind. Las merekalad annavad sulle teada, sest kõik nad teavad, et issanda käsi on selle kõik teinud. Kõigi olendite elu on tema kätes ja samuti kogu inimkonna hingus. Vaadake selle teksti sügavust, vennad. Pühakiri näitab meile siin, et loomad tunnistavad Jumala ülemvõimu. Nad teavad, kes universumit juhib. Nad tunnevad, kui Jumala auhiilgus täidab mingit paika ja ma ütlen seda alati ka oma kanalil, et kui sa annad oma elu Jeesusele, siis isegi loomad märkavad seda. Isegi kodukoer saab aru, eks? Sest nemadki tunnevad Jumala ligiolu, ma usun sellesse. Ma usun, et nad teavad, kui kohal on kurjuse kohalolu või issanda hiilgav kohalolu. Ja selle näiteks näeme Danieli loos, sest mäletad, et Daniel visati lõvide auku. Ta veetis terve öö seal, olles kaitstud nende metsloomade eest, kes olid näljast suremas. Ja hommikul selgitas Daniel kuningale järgmist. Minu Jumal saatis oma ingli ja sulges lõvide suu. Mõelge sellele koos minuga, vennad. Need metsikud lõvid tõmbusid lihtsalt tagasi ingli kohalolu ees, kes oli seal. Jumal ei lubanud neil lõvidel Danieli vastu midagi teha. Ma tõin teile siin mõned näited, tõin piibliõpetuse, aga ma tahan, et oleksite väga ettevaatlikud, et ei langeks kahte väga ohtlikku äärmusesse. Esimene äärmus on ebausk. Teate, miks ma seda ütlen? On inimesi, kes arvavad, et koerad ja kassid on kaitsevaimud ja et nad näevad surnud sugulaste vaime. Kas pole nii? Vennad, sellel pole piiblis mingit alust. Jumala sõna ütleb väga selgelt, et inimesel on määratud kord surra ja pärast seda tuleb kohus. Seega, need, kes on surnud, ei jää majas ringi uitama. Loomad, vennad, nemad ei näe kummitusi. Nad tajuvad ainult valguse või pimeduse olendite kohalolu, mida piibel nimetab ingliteks või teemoniteks. Inglid või langenud inglid, saad aru?
nii et ei ole olemas seda, et mingi sugulane või inimene, kes elas seal majas, nüüd uitab seal ringi. Ei vennad, tegelikult on see kas teemonlik kohalolek või inglite kohalolek, eks? Ja teine väga ohtlik äärmus, mille eest sa pead ettevaatlik olema, on uskmatuks muutumine. Sest on palju inimesi, kes enam üldse sellesse ei usu. Inimene pettus mingil põhjusel või otsis Jumalat väga, aga tegi seda ebausklikult, justkui tahaks Jumalaga kaubelda. Ja siis, kuna midagi juhtunud, inimene lihtsalt kaotas motivatsiooni ja nüüd ei usu enam millessegi. Ja ma isegi meenutasin vennad veel ühte detaili. Kord ma palvetasin ühe inimese kodus ja siis koer lõi väga tugevalt vastu ust. Ja see tundus mulle väga imelik, sest ma mõtlesin, et just siis, kui me siin palvetame, hakkas ta niimoodi käituma, tead. Ja kui on kahtlus, vennad, ei tee paha palvetada, kas pole. Sa ei kaota midagi ja sa ei liialda, kui sa liiga palju palvetad. Ma lihtsalt hakkasin noomima, sirutasin käe sinna, kus koer oli ja ma noomisin kogu kurja kohaloleku, ajasin selle minema ja kohe hakkas koer rahunema. Nii et vennad, vaimne maailm on olemas, see on päris ja see pole nalja-aasi. Ja ma tahtsin, et te teaksite ühte asja. Kuigi loomadel seda autoriteeti ei ole, on see meil olemas. Mäletate, et ma rääkisin teile Balaami ema Esli juhtumist, kes nägi inglit, aga ta ei saanud midagi teha. Ta lihtsalt ehmus selle ingli peale ja jäi seisma, ei teinud enam midagi. Miks? Loomadel ei ole seda võimu kurri ära ajada või lihtsalt midagi näha või mitte näha. Neil ei ole seda autoriteeti, aga meil on see autoriteet olemas. Aamen. Iseenesest me ei ole keegi, see on tõde. Me oleme nõrgad, me oleme patused, meil ei ole mingit jõudu kurjuse vastu. Aga seal Golgata ristil relvitustas Jeesus Kristus kõik pimeduse jõud. Piibel ütleb, et ta maksis meie võla, ta rebis meie võla vaimses maailmas katki ja nüüd on tema meie kaitsja. Ja just tema ohvri kaudu saame meie selle meelevalla. Isegi Jeesus ise ütles, et tema nimel me võime kurje vaime välja ajada, me tallame madusid ja skorpioone. See tähendab, et kurjus peab meid kuulama, mitte meie elu pärast, vaid selle pärast, et nüüd on Jeesuse veri meie peal ja Jeesus on meile selle meelevalla juba andnud. Ma tahan sinult midagi küsida. Kas sa oled juba oma elu Jeesusele andnud? Kas sa oled juba oma pattudest meelt parandanud? Kas sa oled oma kodu Jumala ette toonud, sulgenud kõik lõhed? Üks asi on kindel. Ühel päeval lahkume me sellest maailmast. Ja kui meie hing ei ole Jeesusega ühendatud, kui meil ei ole tema verd meie rõivastel, siis kahjuks me ei saa päästetud. See on väga tõsine, vennad. Ma soovin kogu südamest, et teil oleks tõeline suhe Jeesusega ja et ei kardaks midagi. Sest ühe asja olen ma õppinud. Ma kartsin kuradit, kuni avastasin, et hoopis kurat kardab mind. Mitte minu elu pärast, vaid selle pärast, et Jeesus on minuga ja kurat väriseb issand Jeesuse ees. Amen. Jumal on sinuga. Usu sellesse. Loodan, et sulle meeldis ja nüüd palun ma sinult ainult üht. Jaga seda. Ma tean, et on palju inimesi, kes vajavad seda sõnumit kuulda ja Jumal võib sind nende elus kasutada. Amen. Ma jätan siia ekraanile ka video, mida saad vaadata. Olen kindel, et see sulle meeldib. Jumal õnnistagu.